Tšau kõigile! Teen täna aprilli lemmikud ja hakkamegi kohe pihta aprilli lemmikutega. Ma võtan täiesti suvalise järjekorra, sest me ei oska vist mingit seost tuua nendele asjadele. Aga kõige esimene lemmik on mul Art Deco kulmupliiats. See on mul isiklikult toonis number 6 ja see on mul ka kunagi varem kord olnud, aga siis ma olen seda uuesti ostnud, mõtlesin, ma proovin midagi muud. Aga ma vaatasin sellel osturallil, oli ta vist soodkaga ja siis ma mõtlesin, et kuna mul on uut vaja, sest mul praegu saab ka otsa, siis ma ostan uue ja seda, mis mul ka otsa saab, seda ma ei olegi enam peale seda rohkem kasutanud, kui ma selle uue asja, nii et jah. Aga see on hullult hea, mulle meeldib, ta on siuke hollikas pruun toon, ehk siis ta sobib hästi blondiindele. No kui me juba kulmuteemal oleme, siis järgmiseks lemmikuks on mul olnud Maybellini Brow Drama, mis on siis kulmukeel ja seda ma olen kasutanud põhimõtteliselt iga päev. Iga päev, kui ma meiki teen, siis ma kindlasti kasutan kulmukeeli ka ja see on mulle väga meeldinud. Järgmiseks võtan siis, mul on üks lauvärv või lauvärvi duo, ütleme niimoodi, sest tegelikult siin on 2 tooni ja seda ma olen ka kasutanud nii palju, et oleks olnud patt seda mitte lemmikutesse panna. See on Essence'i lauvärvi duo ja see on toonis Irresistible Foxtrot ja need on siuksed 2 tooni. See ülemine toon on siuke roosakas kuldne, siuke lõhekarva veits, hästi hullult ilus toon ja mul on täna ka see laugude peal, sest jälle väga niimoodi aru saada. Ja hullult just on. Ja see alumine on siuke kuldne pruun. Isegi kui sa tegelikult siin pakendis seda vaatad, siis ta tundub isegi selline külm. Ja tegelikult see tundub. Kui sa vaatad teda niimoodi nagu pimedamas valguses, ta tundub siuke külm pruun, aga kui sa vaatad teda päevavalgus, on näha, et ta on siuke kullakas pruun. Hästi ilus. Siis ma olen kasutanud aprillikuu vältel üsna palju sellist asja nagu Lux, see on Avoni Lux sarjast, Shimmer Powder, ehk siis särapuuder ja seda ongi ainult ühes toonis minu arust ja ma nagu alguses ma ei osanud sellega midagi teha, sest et ta on siuke roosakas ja ma ei tea, highlighterina ma teda otseselt kasutada ei saanud, sest et ta ei sädele nii palju ja nüüd ma olen teda kasutanud rohkem kui põsepunane. Et siin on natuke sädelust küll sees, sest et ta on ikkagi shimmer powderi nagu siin kirjas on, aga ta on põskedel hästi ilus ja hästi siukse loomuliku kumaeta, mis on minu arvates meeletult kena. Järgmiseks ma lihtsalt pidin selle highlighteri siis oma lemmikutesse panema, sest et ma olen seda nii meeletult palju kasutanud, et ma ei kujuta ette. Ja see on Mary Luminizer ja ma ei tea, kas ma olen seda varem kunagi kord pannud endale lemmikutesse või kas ma seda olen üldse kuskil maininud, aga ma olen seda asja kasutanud nii läbi ja lõhke, et ma imestan, et mul siin üldse midagi alles on, aga ma ei ole isegi seda põhja hittinud nagu nii-öelda. Ehk siis, see on nagu minu holy grail nagu, selles suhtes ma kasutan seda tõesti iga päev, kui ma meiki teen. Ja nüüd, kui mul nagu seda ei peaks olema või kui ma mõnikord, kui ma jätaks selle panemata, siis ma kohe näen, et midagi puudu ja ma panen selle ikkagi alati sinna juurde. Ja nagu see on lihtsalt nii meeletult ilusa pigmendiga, et no ma ei tea, super Lux. Nii, ja siis ma võtan sellise asja, mis on Maybellini Lash Sensational lipsendush ja ma ostsin selle, sest et mul oli lihtsalt uut lipsendushi kiiresti vaja ja ma vaatasin, et viimasel ajal kõik jubedalt kiitsid seda ja mõtlesin, et see ikka proovige ära. Ja mulle nagu tõesti hullult meeldib see lipsendush. Hullult meeldib see lipsendush kohe ja ma ostan selle kindlasti veel uuesti. Ma olen nii õnnelik kohati, kui ma leian sellised asju, mis mulle hullult meeldivad, sest et tegelikult on nii tihti asjades, milles peab pettuma. Aga nii õnnelik on jälle, kui ei pea pettuma, kui asi reaalselt sobib. Järgmine on siis selline huulepulk, mis on YSL-i huulepulk ja see on sellest matist kollektsioonist ja see on toonis 208. See on siis selline, ehk siis see on seesama, mis mul praegu huulte peal on
ja see on nagu nii ilus toon selles suhtes, et ta ongi nii kevadine, suvine toon. Ta on selline külm, aga samas soe, et ta on nagu külma tooniga siuke roosa, fuks ja roosa, aga samas on sellist nagu sooja punast sees. Ma ei tea, ta on nii lahe toon lihtsalt ja mulle hullult meeldib see toon. Ja viimane lemmik, mis mul on kuiv šampoon. Ja ma tean, kõik hullult kasutasid seda Batisti oma mingi hullult vist siiamaani ja too on tõesti hullult hea kuiv šampoon ja ma olen ise ka seda kasutanud. Aga ma olen üldse tegelikult suht väike kuiv šampooni kasutaja. Tavaliselt, kui mul on niisugused mustad, siis ma panen need kinni ja ma ei tegele nendega, sest et isegi kui sa nagu kasutad kuiv šampooni, siis minu arvates on ikkagi nagu endal on tunda, et juuksed on mustad ja vastik on nagu mul isiklikult olla. Aga noh, see on nii sõltub inimesest. Aga nüüd, kui ma kasutan seda kuiv šampooni, mis on Kevin Murphy oma Fresh Hair, ehk siis ongi nagu kuiv šampoon. Ja sellega ma nagu olen isegi suutnud niimoodi öelda käia, et kui juuksed on mustad olnud ja ma olen seda pannud pähe, siis see kuidagi tõesti see lausa nagu puhastab. Ma ei tea, siuke mulle hullult meeldib kädes, pluss see lõhn. See on nagu kommilõhn, nii hea. Aga sellega ma olen hästi rahul. Selline siin ka veel, et ma mõtlesin, et ma tahaks teha küsimuste-vastuste video. Selles suhtes, et ma ei kujuta ette, kui paljudel teil peaks üldse mulle mingid küsimusi olema. Selles suhtes, et võib-olla teil ei ole kellelgi mingid küsimusi. Aga kui teil otsest küsimusi ei ole, siis te võite mulle lihtsalt nagu kuskile kirjutada kas või isiklikult. Vabandust. Kas või isiklikult võite mulle kirjutada, et kas teil on äkki videosoove mingid asju, sest et viimasel ajal on olnud nagu nii sellises inspiratsiooni augus, et mul ei ole nagu mitte midagi inspireerijat, mida teha videona või ma siuke istun ja mõtlen, et ma tahaks hullult midagi filmida, aga lihtsalt pea on tühi. Ja selles suhtes nagu ongi, et äkki teil on kellelgi endal mingeid erilisi soove. Kindlasti mingi aeg lähitulevikus me planeerisime ka Greteliga koos filmida mingeid asju, et äkki teil on selleks ajaks mingeid soove. Ja ma ei tea, lihtsalt andke mulle teada, et ma sellest suurest mustast august välja saaksin mingit pidi. Aga ma arvan, et selleks korraks on siis kõik ja ma loodan, et te saite siit videost mingeid uusi huvitavaid mõtteid, mida siis proovida toodete valdkonnas, nagu mida ma siin täna näitasin ja järgmise korrani siis.